Tule joone taha, siis saab parem klass. Joontu. Alle. Kanna karvad. Tervist. Tervist. Vabalt. Nii. 1, 2, 3, 4, 5 läksin. Kõik on kohal, jah? Täna teeme niimoodi, et teeme soojenduse ära ja siis Maigrit, kus sa mul oled? Et sinuga ma tahaksin 60 meetrit joosta ja Georgi jäi ka millegi pärast jooksma, et sa olid ära kuskil. Aga ma ei ole nagu sellega päris täna arvestanud. Siis on küll kahju. Sa lähed täna siis juba ära või? Nii, tule mulle järgi. Sinnapoole. Jah. Nii. Nüüd on ruumi. Täna mängime seda, kuidas trollid lähevad retkele. Sa tead, kes trollid on? Jaa. Kus nad elavad? Ei tea, sügavas. Sügavas metsas. Ja, nad elavad tegelikult Põhjamaal eriti. Pikad kõrvad. Trollid praegu magavad. Te olete kõik hästi. Trollid tõusevad, ringutavad sedasi. Ringutavad, oi kui tore. Ole õnnelik, et hommik tuli. Kuidas sa õnnelik oled? Hüppad. Ja igate moodi hüppad vehid kätega, see jupe. Ja mis sa näed? Päike tõuseb järjest kõrgemale. Tõuse kikivarvule. See hästi suur kaar ja veel üks hästi suur kaar. Veenita ennast hästi kõrgele. Päike tõus seeni korjama. Nüüd teeme nii. Taskuks läbi vikkunud vist. Jookse edasi, korjasid ära, pane omale seljakotti või kus sul on kott? Seljas või külje peal või? Kus sa oled? Korja seen, Maigrit, korja seen maast ja kohe jookse edasi. Tükita, korja seen ja jookse kohe edasi. Georg, mul on seened! Õla peal. Ja jookse jälle edasi. Aga kätte ei saa. Nüüd võtta käsi niimoodi, jah. Veel üks kord, äkki keegi saab. Ja nüüd tulevad pilved. Algul tulevad aeglased, väiksed pilved. Ja siis lähevad järjest suuremaks need pilved. Terve taevas on pilvi täis. Nii, terve taevas on juba pilvi täis. Ja nüüd hakkab müristama. Ja välku löön. Jälle müristab. Välku löön. Jälle müristab. Ja välku löön. Ja nüüd hakkab vihma sadama. Algul sajab vaikselt. Ja siis järjest tugevamalt. Ja siis nii tugevasti kui üle. Ja ikka vahepeal lööd välku ja müristab ka. Trambi jalgadega vastu maad. Kõvasti trambi. Vastu põlvi, umbes nii nagu magamise ajal. Pea pane vastu põlvi, püsi niimoodi. Püsi, ära liiguta, sest siis sa saad kohe märjaks. Püsi nii. Nii. Aga nüüd tuleb jälle päike välja. Kuidas päike välja tuli? Pilved lähevad laiali tasapisi. Ikka laiali ja lõpuks on täitsa laiali. Proovime veel, kuidas pilved hakkasid minema. Niimoodi, jah. Nii, järjest suuremaks ringid. Ja nüüd on päike väljas. Tantsivad jälle igate moodi. Nii, kuidas ostavad nad on liiguta käsi jalgu. Hüppa ka. Tantsin up. Nii, nüüd selleks, et trollid päris koju saavad, peavad nad jooksma ühe staadioni ringi, aga see on sorkjooks, kihutama ei pea. Igaüks jookseb omas tempos. Nii, jooksed ühe ringi ja tuled siia minu juurde tagasi.
korda. Vanakaru koopa juures. Korjan seeni marju. Korjan seeni marju. Tuleb karumõminaga. Tuleb karumõminaga. Jooksen ruttu varju. Jooksen ruttu varju. Niipea kui... Väga tore. Niipea kui kõlab sõna varju, te jooksete oma kodujoone taha kohe iseenesest karukoopasse. Nii, aga esialgu olete te selle väljaku peal laiali. Nii, võib karu. Tuleb karumõminaga. Jooksen ruttu Varju. Liisu käes. Raimond käes. Jooksen ruttu varju. Tule ise. Nii. Koopa juures. Korjan seeni marju. Tuleb karumõminaga. Jooksen ruttu varju. Valvel. Paariks. Loe. Esimene. Teine. Esimene. Teine. Esimene. Teine. Teine. Valvel. Valvel. Esimene. Sa oled Valvel. Teine. Petter. Teine. Esimene. Teine. Esimene. Number 1 siia. Mina olen kokku. Number 2 siia. Olen nii kõvasti harjutanud. Kutsa. Näita, millise käega sa pulga vastu võtad. Teile täpselt samad sõnad. Ilus kolonn on jooksu lõpus. Jooksed ümber tähise, ma panen selle tähise keskele. Sa pulka hoiad. Kas siit alt või siit ülevalt, mitte keskelt, siis on teisel paha võtta. Kohe paremasse kätte võtad ja parema käega annad. Kuula mind lõpuni. Paremasse kätte võtad, parema käega annad, vahepeal üldse pulka ei vaheta. Õpetaja, meil on rohkem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ja 9 ei saa rohkem olla. Nii, ma panen tähise keskele. Missugune Kirsika viimane? Ma ei saa aru. Kirsika Oskar oli ees. Seda võistlust tehakse nii, et igaüks jookseb ainult ühe korra, mitte rohkem. Kirsika jooksis. Ole hea, võta nüüd need tähised. Seda suure ringi jooksu, mis me ükskord tegime, mis me õppisime, jah? Teie jääte siia paigale. Ülejäänud seltskond tuleb kaasa. Tule, see võistkond on mul siinpool kätt ja see on siinpool kätt. Tule! Ära mine, kus sa ei tea, kus jääda.
täis. Katki ei tohi minna õhupalli. Nii, rohkem ei puhutud. Ja nüüd lasti tühja. Ära sealt üle astu, muidu sa ei saa taganeda. Puhutakse ju veel täis. Teeme nii, et sealt üle ei astu. Ja nüüd läheb tühjaks. Väga tühjaks ei lähe ka. õhupall on hästi suureks ja siis läheb katki. Ja nüüd läheb täis, õhku läheb väheks. Ja nüüd puhutakse õhupall katki. Klass ühte virgu paigale. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Taganege. Kitsas. Maigrid kitsas. Kitsas. Ja. Kannad varbad. Kus käed? Nägemiseni. Nägemiseni. Tublid olite. Vabalt. Tüdruk. Tüdrukud rivitult. Poisid rivitult. Õpetaja Ilona käis enne meie ruumis. Mis tal nüüd sinu asja siis oli? Toimu püksa vahti, siis Ilona läks vaatama. Minu nimi on Rasmus, mulle meeldib koolis kõige rohkem kehalise tund, jooksmine vahetunnis. Minu nimi on Anne-Mai ja mulle meeldib kunstitöö kõige rohkem. Ma olen Aivo, mulle meeldib kõige rohkem õppimine. Minu nimi on Georg ja mulle meeldib koolis õppida. Tere, mina olen Helemi. Mulle koolis kõige vähem meeldib see, et tundides olla. Ja koolis kõige rohkem meeldib see, et saab olla pikapäevarühmas ja arvutiga mängida. Minu nimi on Ilona ja mulle kõige rohkem koolis meeldib mängida sõpradega. Ma olen Kirsika ja mul meeldib kõige rohkem koolis meeldib õppida. Mu nimi on Mart, mul meeldib jooksta ja siis õppida. Minu nimi on Oskar. Mulle meeldib kõige rohkem matemaatika ja kõige vähem inimeseõpetus. Minu nimi on Ott ja mulle ei meeldi koolis vaadata teise pealt maha ja kõige parem, mis mulle meeldib, on õppida. Tere hommikust kõigile! Pealegi kasutatakse ilusti. Väga tore. Me laseme teil praegu istuda. Aga nüüd eesti keele tunnis natukene harjutame veel liitsõnu. Siis vaatame, mida te kodus õppisite ja õpime natukene juurde ka midagi. Aga teeme nii, et tuleme selle klassi taha, kõigepealt ja teeme sa nii, et allame ainult. Igarats, palju õnne, 1000 korda veel, palju õnne, sünnipäeva laps. Sind ma armastan, sind ma armastan. Meie Maigrid, see meie Maigrid, see meie Maigrid, see meie Maigrid. Ja kas te aitäh ütlesite ka, Maigrid tegelikult jättis teile eile natukene kommi, kes olid aias tööl, et kas te nägite? Väga tore. Et aitäh ütlesite talle ja siis kindlasti pärast öelda, eks. Väga kena samas visakas ja peaks olema sul jätkus iga ühele, jah? Väga hea. Sul ei jätkunud või? Teeme niimoodi, et sinu ma panen siis tead kelleks. Sina oled see korravalvur, kes vaatab. Nii, sina leidsid. Nii. Siin on teel, siin on mees. Siin on puu. Naljamees. Ütle kõva häälega oma sõna. Kõnnitee. Sina.
sõidutee. metsa, ja ütle see viimane sõna. metsamees, nii. automees, ma tegelikult eriti ei ole kuulnud, et sellist sõna väga kasutatakse. Muidugi me võime teha liitsõna ja võib-olla hakkame õige tulevikus kasutama, aga mulle hästi ei meeldi see päris õige ole. Automees, ma ei paneks sellist. Mis sa ise arvad? Kas autotee sobiks? Vaatame, kuidas siin on, palun. Aga kas sina, kus sa oled? Naia mees. Kes on naia mees? Kes teeb nalja. Nii, palun sõna ees. Ja ta ei ole nagu liik, ütleme, ta ei ole kotiliik. Siis see on natukene keerulisem jutt, siis te õpite tulevikus seda, mis pärast ei ole vana kott liitsõna. Nii, vana puu, see ei sobi. Nii, vanamees. Vaata, vanamees on, kes on vanamees? Kes on hästi vana. Ja vana. Tegelikult lapsed, ärge seda sõna väga julgelt kasutage, nii nagu vaata, ma tean öelda, et ükskord meil oli pahandus, kus laps ütles vananud, eks ju, see on hästi nagu inetu. Ja eba kellelegi öelda vanamees, kuule tere vanamees, see ei ole ka eriti hea, see ei ole ropp, aga see sobib lihtsalt, eks ju. Et jätke endale meelde, et vanamees, vahel raamatutes öelda, et vanamees läks koju, eks, on selline jutukene, aga ärge teie eriti niimoodi kellelegi öelda, et inimene võib solvuda, eks. Ja proovige mõelda ka selliseid sõnu, mida nüüd ja lapsed liitsõna tuleb kokku kirjutada, eks ju. Ja selles on liitsõna on. Ja see on õige liitsõna. Pane kirjuta kokku, vaata siin, et liitsu paned. Ja kirjuta kokku lihtsalt. Nii, stopp! Olge hea, ja lõpetaks selle viimase sõna. Kui praegu oleks, ütleb, et liiad seal, oota, ära enam muud sõna hakka kirjutama, eks ju. Kui sõna on kuuleli, siis nemad lõpetasid lihtsalt ära. Ja tõuske püsti, et siis vaatame. Ja siiski nii, et teeme siis nii, et see, kes kirjutas, loeb ette ka. Ja siis teised kuulavad, kas on olemas selline sõna, kas võib liita need kaks sõna ja kas sobib. Ole hea, istu ka nii. Õunapuu, autotee, filmimees. Jah, nüüd eriti hea see filmimees, sellepärast, et need teised sõnad olid natukene juba täna juba veidikene olnud siin ka meil kuulses. Nii, väga hea. Supi. Tugeva teega. Aga veel üks asi, kaks viimast sõna on liitsõnad ja need oleks pidanud kokku kirjutada. Mis sa arvad? Mida ma oleks natukene rohkem tahtnud näha? Mis see oleks? Me mõtleksime teistsuguseid sõnu. Et oleksite mõelnud rohkem selliseid sõnu, mis nüüd praegu siin enne just ei olnud. Nii, no vaadake klassis ringi, kas on mõni selline asi klassis näiteks, mille nimetus oleks liitsõna? Palun? Kolmikat. Kolmikat, jaa, väga hea. Hernetont. Väga hea. Jaa. Oota, üle ära istu. Puujuurikas, väga hea sõna. Kes veel? Tõsta käsi siis me päris korraga, jah? Lillepilk võib ka panna. Teepakk. Teepakk. Veel. Kohvipakk. Jaa. Tulemees. Ja Krõpsupakk. Ja krõpsupakk sobib. Väga hea. Kõrvarõõg. Kõrvarõõg on väga hea. Kokapudel. Jah, ta võib mul kokku panna, aga tavaliselt kirjutatakse lahti, sest koka on nagu selline joogi konkreetne nime. Ei tee kahju juba öeldud. Nii, aitab vastata. Väga hea. Ma neid asju ootasingi, et oleksite kirjutanud mitte neid sõnu, mida me siin juba enne harjutasime, vaid just, et oleksite ise mõelnud rohkem neid edasi. Tegelikult oli mul mõte ka, mis meil juba mitu tundi tagasi hakkasime õppima laulu. Tänaseks saaks selgeks, sellepärast, et täna on just selline teema nagu sügistöö. Eile käisid osa teist aiatööl. Mis töid sa Tanel tegid? Ütle palun mulle terve lause.
aga veel üks asi, mida ma tahan öelda, eile me siin nututasime, mis võiks tema nimi olla, sest päris valmis ta veel ei ole, nüüd ülejäänud lapsed siis aitavad teha edasi. jah, kas see Kollu-Trollul oli väga hea nimi. ei, ma küsin, kuidas see tont kaitseb? kuidas Erne tont saab kaitsta näiteks seda, et linnud ei sööks terasid ära? jah? ta hirmutab lindud ära. väga hea. ja sellepärast peab olema tavaliselt tont missugune? Ilmus. kuidas? Ilmus. tule sinna kaapima, sinna keega peale. aga mis veel on oluline? Midagi kolisemas, kui küljed on, siis kardavad linnud. jah, tegelikult on, et ta peaks olema häälekas ja selline natukene lehvi ja see hirmutab linnukesi. no meil ei ole kakku linnukest nende söögist. ma ei lase teil seda häälega lugeda, kuid me hakkame kohe ikkagi läbi lugema. kas te saate praegu peale vaatamisele aru, kes on tegelased? kes veel? Rebane Riina. Rebane Riina. nii. kas see Rebane Riina paistab seal? lõpetaja. nii on. sinu Rasmus. Aadam ja Anna. on need Aadam ja Anna? vaata siia. nii, Rott Roidi. missugune on Rott Roidi, mis see tema pilt on? pane märk sinna peale, näita mulle. aga tead, laps, sa ei kuulanud minu ülesannet tähelepanelikult. ma palusin vaadata leheküljel 140. ja mille üle lapsed imestavad? mis on nende arvates hästi imelik? kas teil on ilusti kätt tood, olete iga kord tublid käedest ja täna olete nii tõevarlikud? mis teid pani imestama? no Rasmus. See pani imestama, et nendest saavad igasugused taimed ja köögiviljad. mis see nüüd välja näevad? Näegid hästi väiksed. täpselt, see oligi see. kuidas on võimalik, et nii väikestest seemnetest tulevad sellised suured vägevad maitsvad organdid? alt esimene. kas Mart, sina tuled selle peale, mis see võiks olla? Peegi. Salat. no olgu, mis on? salat. jah, olen nõus ja viimane palun. ei ole. viimane sõna. Ipsad ja kopsad, virgandid ja porgandid, isturid ja kartulid. esimene ülesanne. kas sina saad aru, mida on vaja teha? paus. alguses lühikutsid välja ja siis tuldi ka õige kohale. et seal valida ise kogu seda panna. selgita veel täpsemalt, ma ei saanud praegu hästi aru. kellega meile ütleme? rehaga, kotiga, lauluga, sõbraga. missugune osa on nende sõnaga ühtemoodi? sõbraga, rehaga. kas algus või lõpp on ühtemoodi? rehaga, sõbraga, kotiga, jah? nii, tuleta meelde, kas oli ka? lõpus on G, A. jah, et jätke see meelde, me õpime tegelikult järgmisel aastal seda päris tõsiselt. kohe lõpetame tunni, saate kõik ilusti, saate pikema vahetunni, kui ma nüüd ootan. Läheme vahetunnile asendavad sama kaugale. jah, aga panel ma kuule, Tanel ja tüdrukud seal, teil on täpselt pärast mind, ärge vaielge.
Kartulid ja porgandid ja kipsed ja kopsad. Järgmine vahetund on söögivahetus. Mine küsi ja sina võtad siit poolt, okei? Mina lähen Liiga rahulikult sisse välja. Anda olla lõristada elus. Istugu palun. Oli, et kuidas teil juba nüüd tehakse töö sõnastikuga, sest et me edaspidi hakkame tegema päris keeruliste ja paksude sõnastikega tööd. Ja kui see meil on selge, siis me suudame juba suurema raamatuga töötada. Nii et tänane siis praegu eesti keele plaan on selline, et võtke palun lahti õpingud ja võtke sealt lahti, kus oli teil kodune. Ja see on tegelikult 37. Kas on rahvusvahelise kui vaatad, see sama laud ei ole suupidi päris korras. No nii. Ole hästi tähele, järg ära kaotada ei tohi. viimad kahekesi trükivälju vaadata. Siis stopp. Mina nägin nüüd viga, kuulsin viga. Õigemini. Näha, et koolilapsed Nii, Rasmus. pole enam seda muret, ja karud, isa ja ema jutu kuulates hea meel, aga natuke justkui piinlik ka. Kirsika. Sulle veel abiks olla. Jah. Vaata, kui mina oleks praegu täiesti selline inimene, kes ei tea, mis on nuudlid, siis minul ütleb, saab kiiresti keeta, see on kartulid siis või mis need on või? Kiiresti keeta, mõne saab ka kiiresti keeta, 10 minutit on. Ma ei lõpsasti põhjus, palun. Oi. Nuudlid on jaad. Oi, asi läheb väga segases. Pikad saab kergesti keeta, no mis asi see võiks olla? Piimaga söödakse. Ma tean küll, need on siis nagu need maisihelbed meil ja pikad, maisihelbed kokku kleebitud. Vaat, jah, palun. Need on nagu need pikad makaronid. Nad on tegelikult, nad on makaronitooted. Ja nagu spagetid lõigatud väikesteks tükkideks. Palun. Jaa, aga millest on valmistatud? Jah, ma mõtlen, millest on tehtud või millest on tehakse? Porganditest või jah, mida ette öelda? Jaa, või see tehakse ainena, aga millest? Sellest, mis aine tehakse? Mis jahust? Kes teab? Püüa, selle pealt. Niisujaust, tubli, saaks tulemale 5 punkti kirja. Võib olla selline mingi asja pärast. Tead, Maikil, natukene nüüd üks asi häirib praegu. Ta istusid nii lohakalt, peaaegu juba olid seal lõsutasid. Jah, aga ütleme, tehke natukene selline, mul on piinlik hilinemise pärast näiteks. Kas keegi veel tahab teha lause? Väga hea. No, sobib ka nii.
siis seisab täiesti tavaliselt ilusa sirge seljaga. Kui E kõlab pikemalt, siis järelikult on ta pikk või ülipikk ja me kirjutame ta 2 tähega. Tubli, sellest penite. Jah, kohe proovib, kui penite, kui saab teha lühituseks, siis ta on kindlasti pikk või ülipikk. Edasi, peegel. Seemned. Ai. Kas on leemikud või leemikud? Nüüd lemmikud on lühike, üks seemne. Peenrale. Järgmine sõna. Reis. Iga. Noos teiste sõna. Ole hea. Õige. Lapsed läksid 3. klassi, et hiire Hille musi anda. Et hiir Hillele musi anda. Lapsed läksid 3. klassi, sest nad olid juba nii targad. Mis te arvate, kas nad läksid musi andma või oli ta tark? Kes arvab, et nad läksid musi andma? Anna praegu märkida. Nii, lased käsi alla, kes arvavad teisiti ja ülejäänud peavad teisiti arvama. Lõppedes tuli Rott Ruudi klassi 5-kroonine rahatäht näpus. Sellega vehtides teatas ta tähelepanu, kõik, kes tahavad raha teenida, kuulake mind Leole, et temal oleks vaja pokudega postmarki osta ja põrsas pangul olid nätsuvarud otsa korral. Kurt Uudu arvutas, et ta saaks 4 musi eest uue kellarihma. Järgmisel vahetunnil ruttasid üsna paljud teisele korrusele. Kuhu nüüd, pondid, küsis Investiit poistekampa oma klassi uksel nähes. Kas teid toodi suure tarkuse tõttu 1. klassist kohe üle 3. Me tulime Hille juurde, tunnistas Pamp peatama. Hille! Uus kamp peigmei saabus, hüüdis Tiit 3. klassi ust avades. Ruudi, kes oli teiste sabas salamahti teisele korrusele hiilinud, luges 1, 2 ja puntsid roheliseks värvitud. Kas minu puntsid on siis rohelised? Jahmus Ruudi. 1. klassi poisid hüüdsid talle kõik kooris aprill. Labidaga. Ütle mulle, mis sa arvad, kuidas me kirjutame selle sõna labidaga? Kellega, millega? Seda me teeme tööd millega? Missugune on see reegel? Mis seal lõpus on alati kindlasti? Kas GA või K? GA. Labidaga. Aga nüüd on meil üks väga raske häälik veel. Labidaga. Labidaga, lapidaga, lappidaga. Jah, lühike. Palun pange tähele, teil on ülapikk täht. Labidaga, lappidaga, lappidaga. Nii, ma panen ära. Enne sama hoiakust ei tohi valesti maha kirjutada. Kas on teil kui väiksesti tagasi? Tagalugu on päris vastu rindus. Kõik õigus. Annan seda teiste väga hea. See oli hästi ei märgi. Hakkas.
mis meil on tegelikult raske kellatundist õpime. On teil meeles, mitu minutit on ühes tunnis? 60 minutit. 60 minutit on ühes tunnis. Igad on need vahed. Mitu minutit? 5 minutit, jah. Missugune seier näitab 5 minutit seda vahet? Kas suur või väike seier? Suur seier. 12 ühele, siis on möödunud 5 minutit. Nii. Aga kui näiteks suur seier, praegu on kell 12. Nii. Kui ta on liikunud, aga väike seier on liikunud, mul hästi paha see kell, ma pean hoidma kinni, on liikunud, siis on möödunud kui palju? 1 tund. Kell on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. See 7 on üsna oluline aeg, sest umbes sellel ajal te tõusete. Kes natuke varem, kes hiljem? 12. Nii, kõik. 12. Täna kell 12 me läheme kooliaeda. Nii, kell on päeval 14.15. Mis kell on 15 päeva ajal? See on sama, mis kell 3 päeval. Kas teab keegi? Uudised. Palun? Mis kell? Mis kell? Kell 9. Nii, kuidas oleks hästi ilus ja korrektne öelda, ma tahan kindlasti, et inimene saab aru, et see on see õhtune kell 9, mitte hommikune kell 9. Kuidas ma ütlen? 21.00. Tubli? Nii, ma tahaks näha, kus sinu kell on? Ma pean oma kella ka andma, nüüd võtaks mul, tulegi, ma palun, kell on 4. Kõik on väga hea tubli, õige, ainult Raimondi kella ma ei näe. Väga hea. Tubli, ma sooviks, et kõik paneksid kella 8. Jaa, tubli, tegelikult oligi. Kui 15 minutit läheb kell edasi, nii, mitu minutit? 5, 10, 15. Nii, siis kell on 15 minuti pärast 12 või teiste sõnadega 3:12. Ma tegelikult väga kiidan siin sisse. Tõmba kõht sisse, sildes. Ja arvuta kaasa. Kui läheb selli, siis istu tagasi. Kui suudad arvutada lõpuni, siis +7. -3. +5. +10. Nii, ole kasvab siin. Tudel kasutab pilti. Jah, ja mine jagu sulge, jah. Jah, nii võite öelda siis praegu Oskarile ja Otile, võite öelda, mis te saite. No nii, väga tubli. Need 4 õpilast vastasid õigesti ja vastus oli 23. 23 oli õige vastus. Nii, aitäh. Minge tagasi, tõuske veel korrast püsti. Teeme korra selle läbi, et siis te saate, usute ka, et oli 23. 4 + 5. 9. Nii, +7. -5. -3. +5. Nii, nägite, oli küll 23. Ma ikkagi teen nii, et me võtame siis proovime vaadata, kuidas te tegelikult igaüks arvutate, praegu oli väike eeltreening.
teete nii palju, kui te jõuate, eks ju, teisel pool edasi, aga vahepeal võite korraks nende silmad kinni panna põletama. Nii, et osa teist lähevad aeda ja osad siis teevad edasi meie järgne hirmutist. Ja kes aeda ei lähe, nendel on vaja need kilevõtte. Nüüd on selline lugu, pange hästi tähele. Kui ma tunni olen ära lõpetanud, kui ma olen meiega jõudnud siin just selle seismise ära teinud ja ma mõtlen lõpetanud, siis me laulame veel selle laulu ka, mis see idupidu laulu, mida me, see meie kõige viimane laul. Kuulake. Jõll on, kui ma need ära lasen, siis teeme nii, et umbes 5 minutiga te panete endale selga ja jalga panete ka oma ette elanud, millega te tulite kooli. Ja ma ootan teid siin selle kustkaevu juures. Aga mitte stopp. Siis kui ma lasen neid ära. Siis kui lähe juba kevad, see meil kullas iganema. Siis kui kätte juba kevad, see meil kullas iganema. Minu nimi on Tanel. Mulle meeldib kõige rohkem matemaatika ja kõige vähem loodusõpetus. Tere, mina olen Viktoria ja mul meeldib kõige rohkem koolis mängida teistega. Minu nimi on Triin ja mulle meeldib kõige rohkem koolis õppida. Õpetaja Eevi on meie koolis hästi palju aastaid olnud loodusainete õpetaja ja kes veel paremini oskab päikesekellaga siin tegutseda, kui mitte tema. Nii et, aga tulevikus hakkate õppida selle päikesekella ja kõik need igasugused ajamääramised ja igasugused ilmakaarte määramised, need õpite edaspidi põhjalikult. Sellepärast praegu me näitame ära, kuidas see käib. Ma tulen. Me jäime natuke hiljas. 13. Et see pannakse paika, näete siis ja, selle varju see on järgi. Nagu tunni vahel niisugune, noh. Ja nüüd võiks nagu mõttes õpetajaga koos teie, siis ma toon, mul on neid vanu keppe veel. Nii ma tean. No teadki, ja siis see, et kui mõõdab selle, mul on mõõdurihm ka, võib proovida ära mõõta, teil ei ole ju siin aega oodata kella sellel surutud. No ma arvan jah, me päris õhtuni vist ei hakka siin kella aega aga mina olen siin vähemasti 3-ni, ma saan siis kontrollida ja tõsta. See on, ma
oleks meil noh, see asi, millega me risti saame võtta, siis nii. Aga siis võib sinnapoole ka veel panna. Et arvutate need 10 ka, vaatame teine päev järsku. Te üldse homme tulete või? Me tuleme esmaspäeval. Esmaspäeval. Kui keegi neid siit ära ei liiguta, siis on hästi põnev teil vaadata, kui palju teil asi märki läks. Ma toobes praegu, ma lihtsalt viskasin maha. Siin on nüüd hästi näha jah, et kell 12 oli see vari täpselt siin selle 12 peal. Ja siis kell 13 oli ta siin. Nii, see vahe on nagu 1 tunnine vahe. Nii, et kui me siin on... Tahate sinnapoole ka arvutada? Ei, praegu on 12 läbi natuke. Kas tahate sinnapoole ka veel arvutada või? No ma ei tea, või äkki noh, et meil see põhimõte on hästi oluline, et ma saaks aru, kuidas moodi selle päikese järgi. Kui te tulete et kas te saate põhimõttest lapsed aru? Postivari märgiti ära, eks ju. Nii, postivari oli siis siin. Ja vaata, kuna nüüd päike liigub, lapsed, eks ju, siis iga kord see vari muudkui liigub, aga niimoodi edasi. Tanel, mis kella peal ma seisan praegu? Kui vari langeb otse minu suunas? No vot, no tubli, et sa tahad. Et sina hakkad mõõtma, ega mina ei hakka mõõtma. Nüüd sa peaksid mõõtma ära, kui suur vahe on kella 12-st kella 1-ni. Ei ole? 110. Ja 110, et kas keegi teab, kuidas teisiti 110, jah? Tule sina, tulge siia edasi. Te võite ka nii tulla, jah? Nii? Vaata. Pange ise nüüd edasi. Täpselt 110. Nii, öelge mulle, mis kellaaeg siin on? Siin on kell... Oota, ära kepid. Vaata nüüd, et kes läheb sinna vastu, siis on läheb paigast Teate, te olete lapsed kõik väljaspool ringis, väljaspool. Vaat nii, kõik, sina ka. Nii, Pane vahele ei lähe. mis kellaaeg see tuleb? 16. Mis kell see on tegelikult päeval näiteks? 4. Üle. No. 16.00, mis nüüd tuleb? Ja mis kellaaeg see on? Päeval, ütle teise sõnadega. 15 või? Ei ole. Mis kell on? 17.00. Mõtleda sinna peale. Et jah, tegelikult võib täna need, kes lähevad bussi peale, hiljem tulevad, vaatavad, kas kellaga, no vaatame, kellaga pool saama. Pool 1 hakkab saama varsti. Ainult ikka see 18. No ühe aeg võite vaatama tulla. Jah, et kes on veel koolis, siis ühe aeg tulge vaadake, kas on selle ühe peal. Tuleme. Nüüd, kui ilusad ilmad on, siis me kindlasti tulemegi. Jah, ja esmaspäeval ütleb, kus tohib olla, kus ei tohi, aga siin Muruplatsi peal, ma arvan, te võite joosta. Me teeme siis nii, et kuulake lapsed, et ma tänasest luban teid ilusti koju minna, aga kes tahab, siis võib teha ühe tiiru siin Muruplatsil, et see on hästi mõnus muru ja võite teha siis kukerpalli või mida iganes. Muruplatsil nii, et ette kõik mitte osta. See on ka päris tore jah, näidake. Tegid rahvusa. Tule! Ma seisin poisid tellinud, kelle tellitud püksid. Kaks tükki. Lugete, ma seisin kätte peal. Seista! Niimoodi natuke aega olla, saab ka. Aga tegid Aga ühe kännu peale üks laps muidu ei tule. Aga te peate liikuma, muidu ei ole kõik. Kodu! Mina sain.
ma saan ju viia sinu teenis. Kodu! Mina!